31-aastane Kairi Kuusemaa tuuakse täna Haapsalu kohtumajja 3 politseiniku saatel. Tema kaitse eelnevad taotlused naine elektroonilise valve all vabastada kohtu heakskiitu ei leidnud. Täna alanud esimesel istungipäeval prokuröril ega kaitsjal taotlusi ei olnud ning prokurör sai ette kanda süüdistuskokkuvõtte. Kui siiani on hukkunud imikust kõneldud kui kellegi poolt hüljatud lapsest, siis nüüd on asi selgem. Kuusemaa on ennast lapse emaks tunnistanud. Ja on, ja see on ka rahvastikuregistris niimoodi arvel. Mis hetkel see toimus? See toimuski siis, kui ta jõudis Eestisse tagasi ja ta sai esimest korda hakata neid registritoiminguid ja asju ajama, et ta jõudis juuli keskel ja minu teada augusti esimese poole seisuga, arvestades, et ta oli vahi all ja veel tema suhtes toimetati ühte ekspertiisi, siis ta saigi need toimingud nagu vaikselt ära teha. Et vanglas võtavad need asjad lihtsalt oluliselt kauem aega. Esimesel istungil oli ka mitmeid emotsionaalseid hetki kannatanu jaoks, kuna kogu nende pereelu on avalikkuse ees lahti laotatud. See perekonna jutumärkides röntgeniga läbi valgustamine on olnud nagu niivõrd suur, niivõrd massiivne, et alates, ma ei tea, mitme aasta pangakontode väljavõtmistest, firma ärisaladuste läbi kammimisest kuni sellisel viisil kodu läbi otsimiseni, siis tegelikult ma usun, et kuna see läks tema pere pihta, ütleme tema pere nii-öelda, kellele meist meeldiks, kui tema kodu sisuliselt nii-öelda tervele Eestile niimoodi ette näidatakse. Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas täna alanud kriminaalasjas olid arutluse all asjaolud, miks kohtualune hülgas oma vastsündinud lapse. Süüdistust, mis talle on esitatud, on väga karm. Täna kohtus sai selgeks, et 5. veebruaril Suure Lähtru külast leitud vastsündinu oli surnud lämbumise tagajärel 2–12 tundi ennem tema leidmist. Ekspert kinnitas, et laps oli sündides ise hinganud. Kuusemaad süüdistatakse lapse surmas ja laiba rüvetamises. Ekspert ja asjatundja olid ka kohtueelsel uurimisel üle kuulatud, mistõttu kõik need asjaolud, mis täna ka kohtus kõlasid, ei olnud prokurörile uued asjaolud ja neile tuginedes muu hulgas on ka see süüdistus formuleeritud. Selle väitega, et keegi on kellegi tapnud, siis ta peab ära näitama ka, kes tegi konkreetselt mida. Ja seda ei ole võimalik mingisuguse oletusega sisustada, seda ei ole võimalik sisustada mingisuguse eeldusega, et üks põhjus on näiteks tõenäolisem kui teine, sellepärast, et see surma põhjus peab olema võrdlemisi selge. Istungitega ja selles kriminaalasjas jätkatakse veel homme ja edasi juba detsembrikuus.